Tere pühapäeva, armas kogudus, head vaatajad ja kuulajad. Me oleme elamas katkises maailmas. See tähendab seda, et asjad ei ole kõik nii, nagu me tahaksime või ka nagu õige oleks. Me saame selles maailmas haiget, me kogeme võib-olla reetmist, me kogeme valu, me kogeme leina. Täna tähistatakse Eestimaal leinapäeva. Mälestatakse ja mõeldakse 1941. aasta juuni küüditamise peale, mis lahutas paljusi peresid, kus paljud pidid andma oma lähedased kuhugi, kuhu nad ei teadnud ja ka ei teatud seda, kas nad kunagi üksteist näevad. Toronto Eesti Baptisti koguduse pere on samuti leinas, kui me mõtleme armsale Annele ja tema lastele ja lähedastele, kui nad on pidanud armsa Hillary ka hüvasti jätma ja otse kui ära andma. Need on asjad, mis ühtepidi me pragmaatiliselt mõteldes, me saame aru, et see lihtsalt on niimoodi, see on osa elust. Teistpidi on see midagi, mis tekitab meile valu, mis tekitab meile haavasid. Ja just haavadest tahan tänases jutluses rääkida. Teenistuse algussõna jagab meile täna Elli ja muusikaga teenib Marika. Hea meel on, et sa oled täna koos meiega. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. We're in June. Now, as a teacher, that's a very happy and also scary thought, because the school year is almost over. However, scary because there's still a lot left to do. It's also gone by very quickly, but also sometimes very slowly. So this time of year specifically, we have graduation, we have exams, and we have report cards. Now, writing report cards is a very time-consuming task, but I actually
enjoy it because it allows me time to reflect on each of my students. So these past few weeks, as I've been writing my report cards, I found myself really happy and thinking about a few of my students in particular. Back in September, some of these students struggled with their confidence and they had so many doubts about their own abilities. And over the year, sometimes the progress was really difficult to see because they were still making mistakes, they still had challenges, and they had setbacks. However, when I wrote their report card, I realized actually how much growth had taken place for them. They started to take more risks, they participated more, they started advocating for themselves, and they were showing so much more independence in their learning. And that wasn't there in September. So the growth didn't happen in one day. It took a long time and it was a long process. But looking back now, we can really see how far they've come. Now, on my students' report cards, they not only get a mark for their subjects, but they are assessed on what we call learning skills. And I actually believe that these are much more important and a good view of how the student is doing because it reflects on how the student approaches their life. How do they work in class? How do they cooperate with others? How do they handle challenges? And how do they take responsibility for their actions? So in doing all of this writing, I started to reflect on our own Christian learning skills. Perhaps there are some areas that we are very strong and some others where we might need some guidance and some next steps. So for the next little bit, we're going to reflect on each one of those learning skills. And maybe you can kind of place yourself where you think you are. Are you excellent? Are you good? Satisfactory? Or maybe need some improvement? And reflection is very important. So our first learning skill is responsibility. Responsibility is about being dependable and following through on your commitments. So as Christians, we are called to be faithful stewards of the gifts, the opportunities, the relationships that God has entrusted to us. We see this in the parable with the bags of gold, where servants were given different amounts of gold and they were entrusted with these resources. Afterwards, we found that the servants who went and doubled their gold, they were rewarded. And then the ones who just buried the gold into the soil, they were actually punished. Now, Luke 16 says, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." And Colossians 3:23 reminds us that whatever you do, work with all your heart as working for the Lord. Now, one other piece with responsibility that I think of for my students is I think about how they take responsibility for their actions. If they make a mistake or if they make a poor choice, do they own up to it? Do they take responsibility? Now, think about our Christian lives. Are we taking responsibility for our actions, or are we making excuses and shifting the blame? Our next learning skill is independent work. Independent work reminds us that faith is personal. Faith doesn't get done by somebody else for you. It's something that you have to do yourself, independently. We can see wonderful examples of faith from people around us. However, to grow in our own faith, that takes responsibility from us. Jesus says in Matthew 6:6, "But when you pray, go into a room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." This actually really resonated with me with the independent work because it is showing that it is something that's on you to do. It doesn't need to be in front of an audience. So just as students take ownership for their own learning, we also have to take ownership for our own spiritual growth and spiritual learning. Think about what you're doing now to grow in your faith when no one is watching. Are you spending time in prayer, scripture, reflecting, outside of coming to church on Sunday? Our third learning skill is organization.
Organization is about using your time and your resources wisely. Now, as I mentioned before, June is a very busy month, and life is usually very busy. But the Bible encourages us to be intentional about making space for what truly matters. This made me think also about the story of Mary and Martha. Martha was busy preparing and serving and making sure everything was ready for her guests. And those were all good and necessary things. And Jesus didn't criticize her for her hard work and being responsible. Instead, he pointed out that she had become so focused on all of those tasks that she was missing that opportunity to simply be with him. Sometimes the challenge is also that it isn't that we have too little time, but we allow what is urgent to crowd out what is actually important. Now think about your day, think about your week, maybe your month. Are you making room for God? Are you making room for those important things and being intentional with your time? Our fourth one is collaboration. Collaboration means that you're working well with others. Now, the church was never meant to be just one person, but it is a lot of people working together. So we're called to support, we're called to encourage and serve one another in the body of Christ. Ecclesiastes 4 verses 9 to 10 remind us that two are better than one. If one of them falls down, one can help the other up. As you think about your own Christian learning skills, who has encouraged you recently? And who might need some encouragement from you? Perhaps a next step here could be simply reaching out to one person this week with a phone call, with a message, with a note, or an offer to help. Our fifth learning skill is initiative. Initiative means you're recognizing what needs to be done and you're stepping forward. This can look different for different people, but it begins with being open and ready. Throughout the scripture, God works through people who say, "Here I am." Isaiah responded to God's call by saying, "Here I am, send me." When you see a need, what is your first response? Maybe you wait for somebody else to take the first step and then you join in. And is there something that God has been maybe nudging you towards that you keep postponing or putting on the back burner? Sometimes God isn't also wanting us to take initiative for an extraordinary thing, but he's just asking us to take the next faithful step. And our last faith learning skill is self-regulation. Self-regulation involves responding thoughtfully rather than reacting impulsively. You can probably picture now when I'm writing report cards for grade 7s and 8 students, this is a challenge for them. It could also be a challenge in our Christian life. Galatians 5 verses 22 to 23 tells us about the fruits of the Spirit. Those are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. This can be very difficult because we live in a world where everything is instant. We get information instantly, reactions happen instantly, and opinions are shared instantly. Yet, Jesus modeled excellent self-regulation through his ministry. When he was tested in the wilderness, he was hungry, he was tired, and physically exhausted. Yet, he didn't react impulsively. He remained grounded in God's word and trusted his Father's timing. And when he stood in front of Pilate, being falsely accused, he didn't lash out or seek revenge. Now, as we're reflecting, we might ask ourselves, how do I typically respond when things don't go my way? Or how do you typically respond when things don't go your way? And what situations maybe tend to test your patience? And the last one is, do your words and actions reflect Christ when you're frustrated, when you're stressed, or when you're disappointed? This one can be really hard. Now, we've had some time to think about our faith learning skills, all 6 of them. The good news is, unlike a school year that finishes in June, we have our whole lives to grow and to develop
these faith learning skills. None of us will earn a perfect mark, and that is okay because God is continually teaching us, shaping us, and helping us grow. Philippians chapter 1, verse 6 reminds us that be confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Just as I look at my students in June and see how they've grown, and that wasn't obvious in the moment, God also looks at our lives and sees how much we've grown, even if we don't recognize it ourselves. We all have strengths and we all have gifts. Let us continue to encourage each other, support one another, and help us grow in all of those areas where we might need some next steps. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the ways you continue to work in our lives. Just as we take time to reflect on our growth, maybe at the end of a season or the end of a school year, help us recognize how you have been shaping and guiding us. Help us to be faithful in our responsibilities, intentional in our relationship with you, supportive of one another, willing to step forward when you call, and patient and self-controlled in our daily lives. We thank you also for your grace, because we are not perfect, and we fall short and we make mistakes. And we thank you for your promise to continue the good work that you have begun in us. In Jesus' name we pray. Amen. Su ainus poeg, kes pattuta, seks taevast alla tuli ta, et lunastada inimlast, end ohvriks anda meie eest. Nad Golgatal ta risti lõid, veel ülbelt naersid, pilkasid. Ta kannatas kõik vaiksesti, nii surres meile elu tõi. Seks nõuti sinu vere hind. Ma eksisin, kui kadun tal, sa koju tõid mind õla peal. Su kepp ja sau mind kaitsemas, nii hea on sinu karja seas. O püha tal, sa taevatal, mu tänukiitus kuulub sul. Oh puhasta mu hing ja meel, mu süda lumivalgeks tee. Oh puhasta mu hing ja meel, mu Jeesus seda igatse. ma usun, et me kõik tahame elada maailmas, kus ei ole valu, kus ei ole leina, kus ei ole midagi valesti, kus on kõik hästi ja õigesti.
Ja kui me räägime kristlastest, siis me kristlastena ju oleme liikumas selle maailma poole, selle ühiskonnakorralduse poole, kus öeldakse, et kus pühitakse kõik pisarad, kus ei ole lehina. Aga siin maa peal elades me peame rääkima katkisusest, me peame rääkima haavadest, vigastustest. Ja kui me räägime sellest katkisusest, me saame rääkida seda 3 mõttes või kolmes erinevas dimensioonis. Esiteks on need füüsilised vigastused, kui me murrame oma jala või lõikame sõrme. Teised on emotsionaalsed vigastused või selline emotsionaalne murtus, kus meie hing on katki mingisuguste läbielamuste, traumade tõttu. Ja 3. on vaimulik murtus või katkisus, mis lähtub sellest, et midagi on valesti minu ja Jumala vahel. Ja kui me räägime Jumalast, siis tervis või terve olemine või terviklik olemine, mis lähtub Jeesuse lunastustööst, tema kannatustest, tema haavadest, puudutavad kõiki neid 3 tasapinda, nii meie füüsilist, emotsionaalset kui vaimulikku murtust või katki olemist. Ja kuigi me oleme füüsilise, hingelise ja vaimuliku inimese poolest kokku üks tervik, võib ikkagi olla teinekord nii, et keegi on füüsiliselt terve. Jalad, käed töötavad, valusi ei ole, aga hing on katki. Või ka vastupidi. Võib olla hingeliselt terviklik, aga füüsiliselt murtud või vaimulikult murtud. Aga üldistades võib siiski öelda, et vähemalt pikas perspektiivis võid sa olla füüsiliselt murtud ja samas hingeliselt ja vaimulikult terve või taastunud ja ennast leidnud, aga vähem tuleb seda ette, et kui me oleme sisemiselt või hingelt haiged, et siis me suudame püsida füüsiliselt terved, sest see sisemine haavatus ja valu ja äng ja valesti olemine, see mõjutab meie ka füüsilist inimest. Täna, kui eestlased on leinas, kui me mõtleme küüditatute peale, sellele suurele ülekohtule, sellele valule, puruks kistud peresidemetele, lõhutud rahvuslikule identiteedile, see on kõik üks Eesti rahva suur haav. Aga paljudel on palju isiklikumaid haavasid, et see on midagi, mis on ajaloos ja ta ongi selline rahvuslik ja me mõtleme selle peale, aga see ei puuduta nii isiklikult meid. Loomulikult meil on ka isiklikud lood seoses küüditamistega tõenäoliselt, võib-olla kellegi vanaisa, kellegi isa, kellegi ema, kellegi õde, kellegi vend või keegi ise on pidanud olema osa kõigest sellest. On vähe Eesti kodusid, keda 2 suurt küüditamist ei oleks puudutanud või siis rääkimata veel teisest maailmasõjast laiemalt. Oleks naiivne arvata, et Eesti rahva südames kõige selle läbi ei oleks ühte suurt ja veritsevat haava. Haava, mida ei lase kinni kasvada jätkuv viha, jõuetus ülekohtu ees, lein ja mõtted, et mis oleks siis, kui. Need haavad on kandunud edasi põlvkonniti läbi mälestuste, läbi vaikimiste, läbi hirmude. Ja loomulikult võib meil täna olla palju päevakajalisemad või akuutsemaid haavasid, kui seda on küüditamised 20. sajandi keskel, aga see kannab mingisugust märki ja mõju Eesti rahva, see tähendab kõigi eestlaste hinges ja südames. Aga siiski vaevalt, et meie keskel on nüüd neid, kes igapäevaselt kannavad ühte koormat ja valu kõige selle ajaloos toimunu osas,
Aga küll meie ümber ja meie keskel võib olla inimesi, kes kannavad haavasid, mis on tulnud nende lapsepõlvest või noorusest või miks mitte lähiminevikust. Tänapäeval räägitakse aina enam ja enam laste ja noorte seksuaalsest ärakasutamisest, kuidas see kõik kujundab ja jätab jälgesi noore inimese ellu ja juba täiskasvanuks saanud inimese ellu. Kuidas midagi lõhutakse, midagi röövitakse läbi selle. Või rääkides vägivallast laste või naiste vastu, mis toimub kodudes. Seda kõike on, vahel mul on tunne, et jõuetuks tegevalt raske lugeda või kuulata, kui sellest kirjutavad lehed või räägivad uudissaated. Meie ümber, võib-olla meie keskel liiguvad inimesed, kellel on veritsevad haavad, võib-olla just nimelt läbi suhete, kui keegi inimene, võib-olla keegi lähedane on teinud midagi, mida on nii raske andestada ja mis on jätnud püsiva jälje või haava inimese ellu. Ja see on mõjutamas ja määramas vahel isegi inimese valikuid, see on juhtimas nende suhteid ja kujundamas nende identiteeti ja ka Jumala suhet. See, et sellistest asjadest täna räägitakse, on iseenesest ju positiivne, sest liiga kaua on võib-olla sellega, ma ei oska öelda, kas lepitud, aga vähemalt las ta olla seal kuskil, las ta olla seal peidus siis kuskil, kui seda ka on, et võib-olla niimoodi peabki olema, võib-olla see omamoodi norm ongi. Üsna sageli kristlikus kontekstis on mõtteviis, et ma pean olema tubli kristlane ja ma pean andestama alati, ma pean leppima alati ja kõigega ja loomulikult andestamisel on väga oluline roll ja meid on kutsutud andestama, sellepärast et me ise vajame seda andestust, sest kui me ei andesta, siis see mürgitab meid ennast. Aga andestamine ei ole eitamine, andestamine ei ole asjade ärapeitmine, andestamine ei pea ka olema seotud sellega, et ma olen nõus lihtsalt olema kellegi jalamatt või kellegi süsteemselt ära kasutatav. Piibel ei räägi Jumalast, kes ütleb, et ärme räägi sellest. Ärme pööra sellele tähelepanu. Maailmas on nii palju suuremaid asju või siis kristlikku kõnepruuki kasutades, et sa oled päästetud, sa oled uus loodu, unustame kõik selle. See kõlab väga ilusasti, aga need asjad kipuvad enamasti ikkagi meid saatma ja kaasa tulema. Ei lahene enamasti asjad selle peale, ütleme, et küll nad ise lahenevad, küll need haavad ise paranevad. Enamasti ei parane, kui seda haava ei ravita. See, mida me näeme, kui me vaatame näiteks Jeesuse elu, see, kuidas ta rääkis, see, kuidas ta liikus, see, kuidas ta suhtus inimestesse, siis see, millega ta peamiselt tegeleb, on see, et ta tervendab haavasid. Jah, meile tulevad kohe meelde muidugi pimeda nägijaks tegemine ja jalutu käima panemine, kõik need välised ja füüsilised, aga seda oli palju rohkem, mida Jeesus tegi. Jeesus andis inimestele ühe uue lootuse, ühe uue perspektiivi, ühe uue väärtuse nendele, kes olid oma väärikuse ja väärtuse üldse kaotanud, ühe uue võimaluse uskuda iseenesesse, uskuda uude tulevikku. See tähendab, et ta läks nende inimeste, nende haavatud inimeste juurde ja andis lootuse. Ta ei saanud alati või kõtnud kuidagi seda haava ja visanud ära või ta minevikku ja visanud ära, aga ta andis ühe uue perspektiivi või uue võimaluse püsti tõusta sellest haavatud kohast, edasi minna tervenemise suunas ja selliselt, et see haav ei määra selle inimese elu. Jeesus ei vaadanud kunagi haavatust mööda ja mitte ilmaasjata ei rääkinud ka tähendamissõna halastajast samaarlasest. See oli ju kontekstis, kus ta selgitas suurimat käsku.
armasta oma Jumalat kõigest oma südamest ja armasta oma ligimest, nii nagu iseennast. Seal tekkis küsimus, et kes see ligimene on, ja siis ta rääkis halaste ja samaarlase loo. Ja see on lugu haavade parandamisest või tervendamisest. See peksa saanud ja röövitud mees ei saanud ise enda aitamiseks mitte midagi teha. Aga see, mida samaarlane tegi, oli see, et ta osutas halastust ja selle halastuse osutamise käigus sai abivajaja puhtaks, tema jõud sai taastatud, tema haavad said seotud ja ta sai uue võimaluse edasi minna. Armas kuulaja ja vaataja, ma tahan sind täna juhtida tema juurde, kes tõstab meid ülesse, kes annab meile uue jõu, kes seob meie haavad ja kingib meile võimaluse edasi minna, kelle prioriteet on meie haavade tervendamine, meie haavade sidumine. Ta on nagu meditsiinitöötaja, kes astub keset lahinguvälja, kus vasakul ja paremal on haavatud, veri voolab ja ta läheb ühe juurde ja ta seob kellegi jala, ta seob kellegi pea, ta seob kellegi käe, ta seob kellegi keha haavad. Ta seob meie haavasid ja ta ei lähe sinna ja küsi kõigepealt kellegi usutunnistust või kellegi poliitilisi vaateid või vaatab, et oi, et sa ei ole piisavalt palju ikka kirikus käinud või sa ei ole piisavalt püha elu elanud, või ta halastab ja ta seob haavad. Psalm 147, 1-6 ütleb nii: halleluuja, jah, hea on mängida meie Jumalale, kaunis ja kohane on kiituslaul. Issand ehitab Jeruusalemma, tema kogub Iisraeli hajutatud. Ja kuule, ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi. Meie Issand on suur ja vägev rammult. Tema mõistus on määratu. Issand peab ülal viletsaid, aga õelad alandab ta maani. Ja Saaja seostab seda haavade parandamist Kristuse Messiaga. Ja Saaja 53. peatükis: ent teda haavati meie üleastumiste pärast, teda löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja Jeremia julgustab meid 30. peatükis, sest ma tahan lasta kasvada sulle korba. Jumal ütleb sinu haavades, ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand, sellepärast, et sind on nimetatud hüljatuks, Siion, kellest ükski ei hooli. Ma ei tea, mis nimedega on sind nimetatud. Hüljatud, haavatud. Ma ei tea, mis nimega sa ise ennast nimetad. Lootusetult haavatud, surija, mitte kohale jõud ja mitte hakkama saaja. Ma ei tea, mis on sinu haav. Ma ei tea, kui palju sa mõistad, mis on selle haava põhjus või ka selle haava mõju sinu elule või eluohtlikkusele. Aga see, mida ma tean, on see, et Jeesus on meie haavade siduja ja meie murtud südamete tervendaja. Ma ütlen seda veel, Jeesus, sõltumata sellest, kus me oleme, siis Jeesus on meie haavade siduja ja murtud südamete tervendaja. Keegi on öelnud, et tervenemine ei tähenda unustamist, vaid lootuse tagasisaamist. Ma ei tea, miks, aga Jumal reeglina ei tee nii, et ta tühistaks või teeks olematuks meie minevikus saadud haavad või traumad. See tunduks ju kuidagi lihtne, et lihtsalt pühib kõik minevikku ära ja nüüd on uus loodu, minu füüsilist ihu ei mõjuta see, milline on olnud minu minevik, minu hingelist ja minu vaimulikku elu ei mõjuta see, mis on olnud minevikus. Aga praktika näitab seda, et mõjutab. Väga palju asju võib uueks saada, aga midagi me kanname kaasas ikka, midagi tuleb sealt ja millegagi me peame õppima ka elama välja seda Jumala parimat, isegi kui sealt midagi kaasa tuleb. Ja kõige selle käigus Jumal tahab ka tervendada seda, mis seal kusagil selja taga on sündinud või juhtunud.
See, mida Jeesus teeb, on see, et ta õpetab ja väestab meid selle pärandiga elama. Ja ta muudab selle ühel müstilisel, meile arusaamatul, vahel isegi meid kurjaks ajaval moel, ta muudab selle meie või kellegi teise heaks. Selle trauma, selle haava, mis meie elus on või on olnud. Me oleme harjunud ja me tahame loomulikult hästi lihtsustatud lahendusi kõigele. Sa oled kogenud seda, see tekitab sinus täna seda ja seda ja seda, lase lahti. Usus. Unusta ära, võta vastu Jumala uus. Need on hästi ilusad soovitused. Ja võib-olla mingisuguses kontekstis on vaja selliselt deklareerida oma ellu asju, aga reeglina need selliselt lihtsalt ja nipsuga ei toimi. Kui rääkida kannatustest ja kannatuste tekitajatest, siis jõutakse küsimuseni üsna pea, et kas ma pean armastama ka Hitlerit või Putinit. Ja siis me saame aru, et need asjad ei ole üldse nii lihtsad. Kui öelda, et lihtsalt anna andeks. Need asjad ei ole nii lihtsad. Jeesus ütleb ju, et kui sa armastad kedagi, kes sulle meeldib, mis sellest? Kõik suudavad seda. Aga armasta seda, kes sind ei armasta, kes sind võib-olla vihkab või kes sulle kurja teeb. Et see on tõeline armastus. Jeesus ise ütleb, kas ma pean armastama Putinit või Hitlerit või tuua veel lähemale siin mõnda aega tagasi kogu maailm rääkis Charlie Kirkist ja kas Charlie Kirki abikaasa peab armastama Charlie Kirki abikaasa peab armastama oma mehe mõrvarit. Jah, me teame, et ta ütles üsna kiiresti pärast seda mõrva, et ta andestab. Aga ega me ei tea, kas see oli see, mida ta tegelikult oma sisemisus mõtles. See võis olla, aga me ei tea. Või oli see midagi, mida ta kristlasena tundis, et see on see, mida temalt oodatakse. Ja jällegi küsimus, kas see on õigustatud ootus? Kas me peame armastama? Või siis järgmisel hetkel või järgmisel päeval andestama kellegile, kes kuritarvitab meie, ma ei tea, last või meest või tapab kedagi meie lähedast. Sa mõistad, et need ei ole lihtsad küsimused. Ja kui sa arvad, et mul on vastus küsimusele, kas me peaksime armastama Putinit või Hitlerit, siis sa eksid. Mul seda vastust ei ole. Aga ma usun, et Jumal ei mõista meid hukka, kui me ei suuda andestada ja armastada neid, kes on meile väga haiget teinud, kes on meilt palju võtnud. Aga ma tean ka ühte, et ta on teinud kõik ja ta on tegemas kõike, et meid selles valus, selles leinas, selles haavas, selles veritsevas haavas edasi aidata, et see veritsev haav võiks hakata kokku kasvama ja sellest võiks saada arm. Ta on teinud kõik selleks, sest ta teeb seda juba sellepärast, et ta meid armastab. Sest ta teab, et igasugune kättemaksu soov või iha või igasugune vaen, mida me endas kanname või viha või andestamatus, see on midagi, mis lõhub meid vaimulikult, hingeliselt ja füüsiliselt. Et Jumal teeb kõik selleks, et aidata meid selle poole liikuda, et meie haavadest saaks armid. Tulge minu juurde kõik, kutsub Jeesus, kes te olete vaevatud ja koormatud ja siia võiks, ma usun, ilma nagu liigselt laiendamata seda kirja kohta öelda ka, et kes te olete haavatud, tulge minu juurde kõik, ma annan teile hingamise. 14. juuni ja paljud muud kuupäevad, aastad, mis on Eesti ajaloos, juhiks meid otse kui vihkama, näiteks vene rahvast. Sinu isiklikud ebaõigluse kogemused ja sinu isiklik valu on juhtimas sind andestamatuse ja kättemaksu vanglasse, sest seda see on. Jumal ei vähetähtsusta meie leina, ta ei ütle, et pole hullu, saad üle.
ta ei vähetähtsusta meie haiget saamist, meie tragöödiat, aga ta ütleb, et ma olen sul lähedal ja sa ei ole selles üksi. Ma olen kannatamas koos sinuga, aga ma olen ka siin, et sa võiksid kogeda tervenemist, taastumist, et sa võiksid leida üles selle iseenda, keda ei defineeri tema haavad või ülekohus, millest sa oled osa saanud. Issand on ligi neile, kel on murtud südam, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Issand päästab, aga ta saab päästa vaid neid, kes tahavad. Ta saab päästa vaid neid, kes annavad ennast ja lubavad ennast päästa. Rahva haav võib jääda mällu, aga see ei pea muutuma kibeduse vanglaks. Jumal võib muuta mäletamise palveks, kaastundeks, tänulikkuseks ja vastutuseks. Ma lõpetan ühe looga. 1995. aastal kirjutas Eric Loma autobiograafilise raamatu Railway Man ehk siis raudteemees, kus ta jutustab iseenda väga ränka lugu teisest maailmasõjast, kus ta Briti sõdurina sattus jaapanlaste kätte sõjavangi ja ta saadeti koos teiste vangidega tööle Tai-Birma raudtee ehitusele. See, kuidas neid koheldi, see oli ebainimlik on võib-olla vähe öelda, et neid piinati, neid alandati ja eriti rängalt piinati Lomaad, sest ta oli ehitanud salajase raadio vastuvõtja, millega siis püüti sõjauudiseid kuulata. Sõda lõppes, aga nagu sellistel puhkudel sageli inimeste sees sõda ei lõppe ja Loma kandis seda sõda endaga väga pikalt. Ta lõi pere, ta püüdis elada tavalist elu, aga see kõik elas oma elu tema sees ja kuni ta ühel päeval kuulis uudistest, et üks mees, kes oli seotud tema piinamisega, ta oli tegelikult küll tõlk ja otseselt ei piinanud teda, aga ta oli seal juures ja lasi sellel sündida. Et see üks mees on töötamas endises vangilaagri piirkonnas giidina ja siis ta tutvustab seal vangilaagris kõike seda, mis seal on jõledusi ja jubedusi tehtud. Takashi Nagase oli see mees. Ja ta otsustas sõita ja kohtuda selle mehega ja ta läheb sinna muuseumisse ja ta saab temaga kahekesi jääda ja ta läheb sinna vihaga, ta läheb sinna kättemaksuga ja tõenäoliselt sooviga teha kõike selle mehega, mida tema pidi kogema ja ta alustabki sellega ja ta püüabki panna seda meest nendesse olukordadesse, kus tema on olnud, aga kõige selle sees, kõige selle läbi elamise sees ja meenutuste sees, pikk lugu lühidaks, ta ei tapa seda jaapanlast, ta sõidab koju tagasi ja kirjutab kirja, et ma ei unusta seda, aga see, mida ma saan teha, ma saan andestada. Ja siis see lool on väga ilus lõpp selles osas, et nad saavad sõpradeks veel ja nad kohtuvad korduvalt veel ja vanaduse põlveni välja on nad sõbrad. Very sorry. Very sorry for you. Well, we both survived. As a member of the Japanese army, we treated your countrymen very, very badly and against the humanity. Yes. I realized that. Yes. So when I repatriated from here to country, and I got various sufferings in my heart and mind. But I tried. And whenever I think of you, why you are born in this world? What purpose? Yes. For what purpose It's you are born? a difficult question to answer. Yes. I'm very, very sorry. Well, thank you very much. See on üks ilusa lõpuga lugu. Kellegi teise lugu ei pruugi üldse sellise lõpuga olla. Ja sinu lugu ei pruugi just täpselt sellise lõpuga olla. Aga see räägib haavade paranemise võimalikkusest. Ja see on see, mida Jumal tahab istutada oma sõna kaudu
oma ligiolu kaudu ühesse meisse, ta tahab istutada meisse lootust, ta tahab istutada meisse muutuse võimalikkuse lootust ja muutuse võimalikkust. Et asjad on niimoodi ja sellel on põhjus ja sellel on tähendus, aga need ei pea niimoodi jääma, midagi võib juhtuda. Asjad ei pruugi minna nii, nagu meie arvame, aga usaldades Jumala kätte, ka oma haavad, me teame, et see, mis juhtub, see kindlasti ei ole halb, vaid see on midagi head. Kui meie elus on haavu, siis Jumal teab, mida tähendab olla haavatud ja mida tähendab murtud olla. Ja ta suurim soov on sind sinu haavatuses mõista, toetada, aidata sellega elada ja kõige selle sees sind tervendada. Seepärast, et ta armastab sind. Issand, sina näed meie haavasid. Võib-olla me isegi ei anna aru endale või mõista seda, kuidas mõned mineviku haavad meie tänast elu dirigeerivad või juhatavad. Aita meil püha vaimu kaudu mõista ja näha neid. Et me oskaksime paluda abi ka sinu käest ja otsida abi nende haavade tervenemiseks. Tänu sulle, et sinu ligiolus me võime kuulutada tervenemist. Tänu sulle, et sinu sõna kohaselt me võime kuulutada taastumist, me võime kuulutada lootust. Ja me võime kuulutada ka jõudu selles haavatuses, kus keegi on. Jõudu püsti tõusta, jõudu astuda järgmist sammu. See on tänu sulle, et sina oled kutsumus, tulge minu juurde. Aita meil astuda esimene samm sinu lähedale, et osa saada hingamist ka oma haavades, mida sina oled tervendamas. Jeesuse nimel, aamen. Kas oled nii väsind ja mures, et pimedus katnud su tee? On Jeesuse juures see valgus, mis võitnud on pimeduse. Vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus täis ja kõik maine korraga vaikseks jääb. Tema armus ja auhilguses. Ta sõna jääb kindlana seisma. Sa usu ja nii sünnib see. Ses kaduvas maailmas räägi ta lunastustööst kõigile. Vaata Jeesuse peale, ta silmi, mis armastus täis ja kõik maine korraga vaikseks jääb. Tema armus ja auhilguses.
Sellised olid meie tänased jutud, laulud, palved. Ei ole palju jäänud, et me saame näha taas Palgest Palgesse Torontos juba ülejärgmisel pühapäeval. Aga seniks on veel üks virtuaalteenistus siin vahel ja sõltumata sellest, kas me kohtume virtuaalselt või Palgest Palgesse, me vajame kõik Jumala õnnistust ja Jumala armu. Võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.